Eskord käinud seal eilsel meeles läheb, kaunid tunnid toome näe. Kaugel linn on Eestis Tartu ja kui saatus sind on viin, ära kaugele koju viib su tee ikka Tartu tagasi. Tele2 esitleb 22. ja 23. august Kiviõli motofestival, aasta motospordi tippsündmus, külgkorvide MM-etapp, soolode öökross ja quad-racerid, freestyle trikkhüppajad Moskvast, piletid Piletilevis, Statoilist ja Selverist, 22. ja 23. august Kiviõli Tuhamäel, motomeelelahutus kogu perele, ole kohal! Tere õhtust, hea Eestimaa ning tere tulemast otsepildis Tartusse, Eesti kõige paremasse linna, ilma mingisuguse kahtluseta, kus Eesti jalgpalli meistrivõistluste järjekordses kohtumises, mis jõudmas ka TV14 otse-eetrisse, on kohtumas tabeli viimane, ehk siis punane latern Tartu Tammeka ning tabeli teine Sillamäe Kalev, aga kui nüüd tabelikohad ja kas või punktisummad, mis vastavalt on siis tartlastel 8 ja sillamäelastel 51 võiksid rääkida, et me näeme siin sellist korralikku 8-0 koslepit, siis ütleme, viimased arengud Eesti jalgpallimaastikul annavad lootust, et täitsa niimoodi ei lähe. Tere õhtust, kas nüüd just päris Eesti jalgpallimaastikul, ütleme siis nii Tartu jalgpallimaastikul, sellepärast tõepoolest Tartu Tammeka jalgpalliklubis on siin vahepealse ajaga registreeritud ei rohkem ega vähem kui 9 uut jalgpallurit, 3 eestlast, 6 välismaalast. Nii et selge on see, et loomulikult ega Tartu Tammekal eriti väga palju kõrgemale, kui ütleme 9. kohale reaalselt tõusta vist vägagi võimalik ei ole, aga ütleme see... 8 jahivad ka siis. 10 punkti on vahet, 14 mängu on tehtav, ütleme niimoodi. Sest põhimõtteliselt Tammeka põhiline eesmärk loomulikult saab nüüd ainult ja ainult olla see, et tõesti ikkagi meistriliigasse püsima jääda. Eks sellepärast siis need võõrlegionäärid siia ka toodi, et jalgpall Tartus ei sureks. Ja siin näeme, et meeskonnad tulevad platsile ning et mitte tühja juttu rohkem palju ajada, võtame kohe kiiresti ette ka meeskondade algkoosseisud. Ning kodumeeskond Tartu Tammeka mängib täna koosseisus väravas number 90 Moritz Steling, kaitseliin 36 Anton Aristov, 4 Erika Fila, 6 Martin Haljak, 64 Serkan Konal. Poolkaitses 21 Maarja Hansi, 45 Timo Tõniste, 7 Siim Tenno, 65 Bernhard Scharner, 99 Albert Prosa ning ees ründes number 80 Pader Hamducci. Ning külalismeeskond Sillamäe Kalev, järgmine algkoosseis nendel väravas number 16, tere tulemast tagasi Tartusse, Aleksandr Tjatšenko, kaitses vasakult number 2 Eimantas Valaitis, number 3 Aleksei Naumov, number 5 Aleksandr Kulik, number 18 Roman Nesterovski, poolkaitses number 21 Vitalius Stankevitšus, number 13 Aleksandr Tobõkin, number 4 Kasimiras Knedojus, number 7 Dmitri Lipartov, number 17 Sergei Vihrov ning üksik ründaja ees 99 Maksim Gruznov. No kui Tartu koosseisus üllatustest rääkida, selle mõttes ei saa, et see Tartu koosseis on mõistatus usutavasti tartlaste enda jaoks ka, on ju, sellepärast, et kui meeskonnas on niivõrd palju värsket verd, siis on raske sellist ideaalset koosseisu kohe leida, ehk seal katsetamine kindlasti veel käib, siis Sillamäe koosseisus üllatus number 1 minu jaoks on ikkagi väravvahtide valik, ehk et Starodubtsev, kes on viimasel ajal olnud siiski püsinud kindlalt esinumbrina, on nüüd Tammeka vastu pandud pingile ja toodud Tjatšenko väljakule, Tjatšenkole antakse nõnda öelda see oma mänguaeg kätte, kuid siinkohal tahaks natukene koputada Anatoli Ušanovi sellisele, kuidas öelda, ma ei tea, kas see on südametunnistus õige sõna, aga koputada talle õla peale ja küsida, et kas see ikka siin Tartu vastu on nüüd see kõige õigem mäng, sellepärast et elementaarne loogika ütleb, et riskivaba see mäng Sillamäe jaoks ei ole. Seda näitas Tartu juba kas või eelmine ring, kui nad tegid siin samas Tammel 0-1 kaotasid Nõmme Kaljule 83. minuti väravast, ehk et Tammeka ei ole enam selline ülesõit, nagu ta ennem oli. Just nimelt, sellepärast, et tegelikult sellel hooajal ametlikes mängudes on ju 3 korral Sillamäe Kalev ning Tartu Tammeka mänginud ning selles mõttes saldo Tartu poolt on väga nukker, ühtegi väravat ise löödud ei ole ja tulemused on siis järgmised. 17. märtsil kaotas Tammeka Tartus Anneliina kunstmurul 0-8 Sillamäele, 16. juunil Sillamäel 0-5 ning karikasarjas mängiti ka 15. aprillil Tartus, siis oli see seis natuke ilusam 0-3, tartlased jäid alla. Aga need mängud on kõik olnud sellised, et esimesel poolajal on olnud enam-vähem asjad Tartu poolt normaalsed, väga endale sisse pole lastud, aga kollaps on tulnud teisel poolajal, aga loodame, et täna siis seda kollapsit ei tule, mäng on alanud, tartlased ründavad
esimesel poolel ekraanilt vaadates vasakult paremale ning tänane kohtunike brigaad ka kiiresti, olgu öeldud, Mart Martin peakohtunik, Ülo Kikas, Artur Telling abikohtunikud ning Elar Tarkus täna 4. kohtunikuks. Nii et esimene aktsioon ka seal number 99 tõepoolest Badr Hamdouši aktsioonis oli, nii et Hamdouši ning keskkaitsja 99 on prosa ja 80 on Hamdouši. Vabandust, jah, minu pläkk, aga tahtsin seda öelda, et Hamdouši ja Erik Ahvila on siis esimesed